Tere tulemast SKP infotundi. Mina olen Heidi Kukk Statistikaameti Levi osakonnast ja meie rahvamajanduse arvepidamise tiimijuht Robert Müürsepp selgitab meile õige pea, kuidas läks Eesti majandusel käesoleva aasta esimeses kvartalis. Kui teil on küsimusi, on need palavalt oodatud, palun jätke need siiasamma ülekande all asuvasse kommentaariumisse. Ja intervjuude puhul võtke ühendust otse pärast ülekande lõppu, kas telefoni või e-maili teel. Ülekande salvestise ja siis slaidid postitame pärast ülekande lõppu meie kodulehel SKP pressiteate juurde. Aga nüüd head kuulamist ja palun, Robert. Tere hommikust siis ka minu poolt ja vaatame siis, kuidas Eesti majandusel lõppenud kvartalis läks. Kes on juba uudiste pealkirju vaadanud, siis meie majandus jätkus langust ja esimeses kvartalis oli siis SKP vähenes 2,4%, mis on üsna sarnases tempos võrreldes kogu siis eelneva aastaga ja ka varasemate perioodidega, aga ta on kergelt väiksem langus siis. Kui vaadata natukene, mis need languse põhjused on, siis paistab silma, et lisandväärtus on tegelikult 2 kvartalit järjest üsna tugevalt kukkunud, aga siis netotoote-maksud on need, mis on siis majandusele veidi positiivsemaid noote andnud. Kui vaadata maksulaekumist võrreldes 4. kvartaliga, siis siin on loomulikult tavapärane langus, mis on loomulikult mõistetav, et 4. kvartalis on pühad ja inimesed kulutavad palju rohkem kui esimeses kvartalis, ehk siis käibemaksu arvelt tuleb juba korralik langus. Aga kui me võrdleme aastast aastasse, ehk siis eelmise aasta esimese kvartaliga, siis tegelikult on maksulaekumine olnud tavapärases trendis, midagi erilist siin nagu silma ei paista ja seda vaatamata tegelikult ka käibemaksumäära tõusule. Mis seda netotoote maksude poolt siis rohkem positiivse panusena veel hoidis kui eelmises kvartalis, on tegelikult üsna lihtsa põhjusega. Nimelt, kui aasta tagasi maksis riik energiatoetusi, mis siis netotoote maksude näitajale mõjuvad negatiivse mõjuga, siis sel aastal neid toetusi enam ei olnud ja see lihtsalt siis jättis netotoote maksude taseme kõrgemaks ja siis vaatamata ka käibemaksumäära tõusule suurenes netotoote maksude positiivne panus SKP-sse. Nagu ma mainisin, siis lisandväärtus on 2 kvartalit järjest üsna sarnases tempos langenud ja tegelikult, kui me vaatame ka seda detailsemat pilti, et kust see langus tuleb, siis see on üsna sarnane sellele, mis oli ka eelmise aasta 4. kvartalis. Et suurima positiivse mõjuga on meil põllumajandus, metsandus ja kalandussektor. Ja kui selle sisse natuke detailsemalt vaadata, siis tegelikult põllumajandus sealt seest ei ole nii tugeva positiivse mõjuga, vaid eelkõige just metsandus- ja kalandussektor. Ja võib-olla tasub ka mainimist, et siin jälle avaldab mõju just hindade muutuse, et kui varem hinnad kiirelt kasvasid, siis tegelikult selles sektoris on ka tootja hinnad kõvasti langenud ja see on siis loonud tugevalt positiivse lisandväärtuse. Mõningast positiivset mõju majandusele tuli siis ka veel kinnisvaraalusest tegevusest ja avalikust haldusest ja riigikaitsest. Aga kõik meie sellised valdavalt meie suuremad ja olulisemad tegevusalad olid kõik sellises tugevas languses, eelkõige siis töötlev tööstus, kutseteadus, tehnikaalane tegevus ja ka kaubandus. Kõige suurem negatiivne panus tuli siis energeetikasektorist ja kui meil siin info ja side on muidu ikkagi aastast aastasse olnud selline üks majanduse peamiseid positiivseid mootoreid, siis ka esimeses kvartalis sarnaselt eelmise aasta 4. kvartalile jäi selle panus ükseks tagasihoidlikuks, oli kergelt miinuses. Ja nagu jooniselt on näha, siis tegelikult päris suur kogus tegevusalasid on just seal selle nulli ringis, et nad on kas kerge positiivse mõjuga või siis üks tagasihoidliku negatiivse mõjuga. Aga sellist selget kasvu võis täheldada sisuliselt ainult 3 tegevusalas lõppenud kvartalis. Kui vaadata, kuidas meie nendel olulisematel tegevusaladel on pikemas plaanis läinud, siis tegelikult viimased 4 kvartalit on sellised üsna tagasihoidlikud olnud. Info ja side on tegelikult ju, kui me võtame eelmise aasta lõpu, siis oli väga tugevas languses nende lisandväärtus, siis nüüd esimeses kvartalis tegelikult see lisandväärtuse langus on juba tõmmanud tagasi
ja ehk annab lootust paremaks tulevikuks. Sarnaselt on ka transpordisektoris lisandväärtuse langus tagasi tõmmanud, aga näiteks töötleva tööstuse lisandväärtus nüüd just esimeses kvartalis kukkus kõvasti, sarnases tempos siis võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga. Sisenõudluse samamoodi, küll mitte nii tugevas languses kui tootmise pool, aga siiski. Et nii sisenõudlus kui ka üks selle komponentidest eratarbimine vähenesid mõlemad 1,4% ja eratarbimise puhul tegelikult, kui me vaatame kulugruppe nagu detailsemalt, siis märgatavalt kasvasid ainult kahed kulutused ehk siis haridusele ja restoranidele ja hotellidele, aga valdavalt ikkagist erinevad kululõiked langesid. Kõige suuremad langused olid siis rõivastele jalatsitele, alkoholile, tubakale, kodusistustusele, transpordile. Et sarnaselt tootmispoolele on ka tegelikult vähemalt eratarbimise pilt selline üsna laia languse põhjaga. Ja mis seda võib-olla veel iseloomustab natukene, et siis eelkõige just langesid igasugused püsi- ja poolpüsikaupade tarbimine. Investeeringud olid positiivse poole peal, kasvasid 11% ja eelkõige panustasid sellesse siis mitte finantsettevõtted, kelle puhul siis kasvasid investeeringud eelkõige muudesse hoonetesse ja rajatistesse ja ka masinatesse ja seadmetesse. Ühelt poolt investeeringute kasvule aitas kaasa eelmise aasta madal baas, aga kui me tegelikult vaatame ajas pikemalt tagasi, siis ka esimese kvartali üldine investeeringute tase oli tegelikult täitsa arvestatav ja sellest kõrgemaid tasemeid väga sageli ei olegi ette tulnud. Investeeringute puhul veel siis suurima negatiivse panusega tulid siis kodumajapidamiste investeeringud eluruumidesse, mis vähenesid üle 9%. Ja valitsemissektori tarbimine kasvas 0,5%. Et kerge kasv, aga ei midagi tähelepanuväärset. Kui nüüd vaadata, kuidas on sisenõudluse komponendid käitunud eelnevate aastate esimeses kvartalis, siis võib öelda, et sellises reaaltasemel ei ole nagu mingit olulist muudatust siin meil sel aastal olnud. Et kõik on sellisel stabiilsel tasemel püsinud, investeeringud siis võrreldes eelmise aastaga on tõusnud. Välisnõudluse käekäik samamoodi nagu ülejäänud majandusel sarnaneb sellele, mis ta varasematel perioodidel on olnud, et nii eksport kui import jätkasid oma langust, mis on võib-olla kergelt positiivne noot on see, et me jätkuvalt ekspordime rohkem, kui me impordime. Ehk siis meie netoeksport püsib positiivsena. Ekspordi poolelt siis langes nii kaupade kui teenuste väljamüük, impordi poole pealt ainult siis kaupade müük ja teenuste ost siis kasvas kergelt. Kaupade poole peal on muutused suuremad, et nii eksport kui import langesid seal 10 või enam protsenti. Teenuste poole peal siis teenuste eksport langes 2,2% ja täpselt sama protsendi jagu siis suurenes teenuste import. Suurim negatiivne mõju oli siis kaupade poole pealt eelkõige siis elektrienergia kaubavahetusele ja ka puidutöötlemise osas. Sellist selgelt silmapaistvat positiivset nooti siinkohal kaupade poole pealt välja tuua ei olegi. Teenuste poole pealt võib välja tuua, et eelkõige siis väga selgelt paistis silma langustrend siis transpordisektoris ja seda nii mere kui ka raudteetranspordis. Teistes transpordiliikides oli ka kergelt positiivsemaid noote, eelkõige õhutranspordis. Aga märgatavat kasvu näitas ehitusteenuste sisseost, mis siis aitas ka teenuste impordil jääda positiivse kasvu peale. Kuidas suhestus Eesti majandus siis ülejäänud Euroopasse selle aasta esimeses kvartalis, et sarnaselt eelnevatele perioodidele on meil endiselt üks Euroopa nõrgimaid majandusnäitajaid. Suurem langus on esinenud ainult Iirimaal. Hulk riike on ikka just kasvu poole peal, aga kui võtta Euroopa Liidu majandus summaarselt kokku, siis tegelikult ka see püsib üsna stabiilsel tasemel, et ta ei liigu ei üles ega alla, väga õrna kasvu näitab. Ja kui vaadata võib-olla natukene, et
mis moel need riigid on jaotunud siin kasvu ja languse vahel, siis Eesti langus on siis, kui me vaatame riikide lõiked, siis tegelikult ka meie suured partnerid Soome, Rootsi on kogenud majanduslangust ja ka tegelikult suurtel Kesk-Euroopa riikidel ei lähe just kõige paremini, et nad on kas kergelt plussis või kergelt languses. Eelkõige näitavad kasvu poolt siis just mitmed Ida-Euroopa riigid ja ka Vahemere maad. Kokkuvõtvalt võib öelda, et siis majanduslangus on jätkuvalt laiapõhjaline, et positiivse panusega lisandväärtusesse olid ainult 6 tegevusala ja tegelikult nendest ka ainult 3 olid sellised, mille panus oli ka väärib ära märkimist. Enamik tegevusalasid on ikkagi negatiivse panusega ja eelkõige just kõik meie need suured ja suurema mõjuga tegevusalad, mis üldjuhul on meil olnud majanduse kasvu mootoriteks. Netotootemaksude positiivne mõju suurenes just tänu lihtsalt energiatoetuste lõppemisele, et muud midagi tähelepanuväärset siin välja tuua ei ole. Investeeringud kasvasid ja on tegelikult vaid 2021. aasta esimeses kvartalis siis olnud parema tasemega, et kui võrrelda teiste kvartalitega, siis võib tunduda, et see investeeringute tase on madalavõitu, aga kui me võrdleme just aastat esimest kvartalit, siis väga hull see pilt ei olegi. Eratarbimise kohta, nagu ma siis mainisin, et eelkõige siis kannatas just pool ja püsikaupade tarbimine, mis siis puudutab just igasugust tööstuskaupasid. Et eks esmatarbekaupasid inimesed ikka ostavad, aga just mis puudutab kaubanduskette ja nende tööstustoodete müüki, siis see on esimeses kvartalis kannatanud. Ja väliskaubanduse allapoole trend jätkus ka esimeses kvartalis, nii nagu eelmistes kvartalites ja kui me siin mõnda aega tagasi jõudsime oma väliskaubandusega ajalooliste rekorditeni, siis see on nüüd kõvasti allapoole tagasi tulnud. Aga see oleks siis minu poolt praeguseks kõik. Aitäh, Robert! Meil on vahepeal siin mõned küsimused ka tulnud ja võtan siit järjest, et miks käibemaksu määra tõus ei mõjutanud majandust esimeses kvartalis ja kas me selle mõju tajume hoopis siis kunagi hiljem? No kui me vaatame eratarbimist, siis küllap seal mõju ikkagist oli, et just seesama, et mille peale inimesed kulutavad, et lühiaja kaupadele ikkagist kulutatakse, et ega sa sööki ja jooki ostmata ei jäta, aga mis puudutab just nagu igasugu muid tööstuskaupasid, siis nende tarbimine on selgelt langenud. Ja kui me vaatame ka netotootemaksusid, siis tegelikult ju see maksupoole positiivne osa seal majanduses oligi tänu sellele, et eelmise aasta energiatoetused on ära kadunud, ehk siis võrdlusbaas on oluliselt muutunud. Ja siis on küsimus, kas Venemaa turu ärakukkumine mõjutab jätkuvalt Eesti majandust? See on selline huvitav küsimus, et tegelikult see mõju on nagu pikemat aega juba, et mitme tööstusharud ei saa omale sisendit sealt enam, et nüüd on küsimus selles, et kas äkki on aeg juba sealmaal, et need näitajate võrdlusbaasid on nii palju juba muutunud, et tegelikult me juba võrdleme perioodidega, kus see Venemaa turg on juba ära kukkunud. Ehk siis loomulikult, kui Venemaa turg tagasi tuleks, siis see aitaks meie kasvule kindlasti kaasa. Ja viimane küsimus, et veel tegevusalade kohta, et milline on tegevusalude panuse jaotus praegu ja kuidas see on viimaste aastate jooksul muutunud? Kui me vaatame seda nagu tegevusalade osakaalusid majanduse sees, siis tegelikult seal selliseid väga suuri muutusi ei ole. Et kuna meil on selline laiapõhjaline langus ja kõik need suuremad tegevusalad on kõik seal languses sees, et ei saaks öelda, et kellegi nagu panus oleks oluliselt muutunud meie majanduses, et majanduse struktuur on üsna nagu püsinud sellisena, nagu ta on olnud viimastel aastatel. Aitäh! Paistab, et rohkem hetkel küsimusi ei ole, aga suur tänu teid kuulamast ja mina soovin ilusat reedet!